Tere tulemast kuulama järjekorras siis teise hooaja 8. episoodi Palju on ümmargune podcastist. Mina olen ikka ja jälle Egert ja minu paremal käel on taas kord loomulikult vana hea Tarvi. Tervist Egert sulle. Et täna, mis meil siis nii-öelda päevaplaanis on või agendas on see, et me kõigepealt alustame koondise selle eelnimekirjaga, mis välja tuli. Vaatame selle läbi, räägime natukene erinevatest koondislastest ja siis tegelikult lähme Euroliiga juurde ka. Ja vaatame, kui aega ja mahtu, ajumahtu jagub, siis võib natuke NBA-s ka, ma ei tea, kui palju see NBA-d üldse jälgid ole. Sa ei ole üldse jälgid? Ei, ma ei ole jõudnud. Ise oled nii õis elustiiliga, kuule. Ei ole, no vaja öösel magada ka ja hommikul väga ei viitsi järgi vaadata. Ma hommikuti vaatan highlights, aga tegelikult NBA koha pealt võib-olla ei ole jah, nii palju praegu rääkida, et mõned huvitavad juba faktid on. Isegi see pühapäevased mängud on vist mul vahele jäänud. Nii vana oled juba, et lähed nagu peale AK-t tõmbad tuttu ära. Jaa, ei no muidugi, aga siis siin ei olegi, nalja ei ole, et vana inimene juba, et... Ei jumala, aga no okei. Lähme siis selle koondise nimekirja juurde. 24 meest siis Eiko Rannula siis nii-öelda välja nimetas, keda siis nii-öelda, kes selles eelnimekirjas on ja lõplikusse valikusse siis 14 meest kuuluvad. Nendest siis 24 juba 2 meest ära kukkunud, ehk siis kahjuks Märt Rosenthalil on ka hooaeg läbi põlvevigastuse tõttu, et seda on nagu väga kahju kuulda, et tundus just too viimane mäng ka, mis ta selle oma Poola klubi eest tegi, nime nagu ei hakka väga nagu hääldama, aga mis ta tegi, et tegelikult täitsa korralik mäng oli seal 13 punkti 7 söötu, kui ma ei eksi, võin eksida, aga tegelikult täitsa korralik mäng oli. Ja teine siis, kes on Kirves, kellel ka põlvevigastus, aga tema siis õnneks pääseb nii-öelda paari kuulise pausiga. Et tema koha pealt ka, et need 2 meest on välja, nii et alles jääbki siis 22 meest on ju. Kui me vaatame seda nagu nimekirja on ju, siis kindlasti on juba see, et mõned mehed siin ei oleks, kui meil oleks nii-öelda USA mehed olemas, ehk siis kui meil oleks siin Trell, Kriisa, võib olla ka Veesaar ja tegelikult ju ka Raiestet muidugi ei ole ju nimekirjas Raieste ka. Baskonia oleks vist isegi lubanud siis teda, kui ta oleks olnud nii-öelda selline mängukõlbulik, aga ta on niigi vigastatud ka. Jah, parem las siis ravib, et tulevikus oleks ta meil olemas. See on kõige tähtsam, jah. Aga kes sinu jaoks, Tarvi, need kõige nii-öelda ütleme siis selle koondise akna niisugused nurgakivid on, et kes sa näed, kes kindlasti nagu koondises peavad olema. Ma eeldan, et meil on suht sarnased nimed. Üsna sarnased nimed, aga sa võin sulle siis öelda, ilmselgelt Kullamäe, kes on ongi meie mängujuht siis nii-öelda. Siis võtaks siit, ma võtan kohe, kes siin veel valikus oleks. Võtame näiteks minu arvates Treier, siis Mikk Jurgata, siis võtaks Tassi, Vene. Palju mul neid juba koos on sulle? 6 vist või? 6, okei. Vaata, Treier, Jurgata, Tass, Vene, Kullamäe on 5. 5, ühesõnaga sa pea nagu... No ma olengi numbrite koha pealt see tugevam mees siin. Jah, just, et Kotsar kindlasti, siis võtaks Suuroru. Nii, nüüd läheb, ma võtaks isegi Kitsingu ka ikka, See on mul ikka see 3+1 tal ikka meeldib, see on... Korra peab ikka kogub. Ja, Kolonchuk kindlasti, palju nüüd on? 9. Ja sa tahad 3 ööle? 5. 5 või? Oi jumal. Kes siin veel oleks? Posti ma ei võtaks. Samas Hugo Toom võiks ka olla. Okei, 10. Siis... Ma imestan, et sa ühte nime ei ole veel öelnud. Ülejäänud, ma olen võib-olla kõigiga nõus olla, aga üks nimi, kes peaks kindlasti olema. Ütle. Jõesaar. Jõesaar, jah. Ma mõtlesin ise ka selle peale. Ja kas ma Pökleriga ütlesin juba? Ei öelnud. See võiks ka vaadun olla. Ja ma ei tea, See on minu suke rohkem. See on suke 12 on sul koos. Ütleme, suke 12 on, jah.
Jaa, ma suures, ongi suures jaos nõustun, kindlalt nurgakivid on ju Kullamäe ja Kotsar on ju, kaks kõige tähtsamat meest. Kindlasti mul endal nagu vähemalt ma loodan, et see nüüd jätkub, aga Konotšuk tegi oma nüüd Saksamaa selle hooaja parima mängu, siin pani 20 punkti väga hea viske tabavusega, et loodame, et see nüüd läheb edasi. See oleks 3. Mina võtaks siis ka kindlasti ka Tassi, oleks 4 ja ma võtaks tegelikult, ma ei tea, kas ma Nurgerit isegi võtaks. Ta ei ole nagu Tartu eest niimoodi võib-olla Säremaal, nagu nii, võib-olla nii sellisesse rolli astunud, kuhu ma olen täpselt, aga samas see Henry on ka parem Tartu meeskonnas, kui ma oleks arvanud. Ma jätaks tema praegu nagu nii-öelda sinna tagavara variantide hulka, aga kogemuse mõttes ikkagi Vene. Minust Venet sa isegi ei maininud. Ei maininud või? Võib-olla maininud. Ma ei tea, ühesõnaga jah. Mul nagu... ühesõnaga Kullamäe, Kotsar, Vene, Jõesaar, Konotšuk, siuke kindel 5. Ma ikkagi võtaks Treieri ka, kuigi ta viske käsi klubi eest ei ole nagu ikkagi üldse nagu hea olnud, aga ma ei tea, kuidagi, minu arust ikkagi on, minu arust üks saade sai ka mainitud, et temaga on täpselt see, et kuidagi koondisest ta nagu koputab, aga klubi eest nagu tuleb jälle neid 4-0 ja mingi sükse mänge, klubi eest paneb või koondisest 5-3. Ütleme nii, et meil on ikkagi sinimustvalgete prillide läbi vaadates siis loomulikult, jah. Ja ei, muidugi Treieri olen ka täitsa nõus. Aga Treier on ju, see tagaliin on kõige huvitavam koht ilmselt. Minu jaoks kindlad mehed, ongi Kullamäe juba sai mainitud, on ju kindel, teine on ka Suurorg, kes on tegelikult nii-öelda teinud TalTechis ja ka Kalevis nii-öelda ikkagi kandvas rollis on ju. Mina, Rannul on muidugi tal peatreener ka, aga ausalt öeldes mina ka tema head mängu premeeriks selle koondise sellega ja tõesti Pöklerile samamoodi annaks võimaluse. Näiteks Riismaa asemel, kes Riismaaga nii palju kui mingi statistikat on ju näed, aga kes ei ole ka võib-olla, kui ta koondise juurde on tulnud, ma ei oleks öelnud, et ta ei oleks kõige kindlam on ju. Et pigem näiteks Pökler Riismaa asemel ma annaks ikkagi ka Mikk Jurkatam me tooks, sest ta on koondisest vähe kindlam olnud. Hugo Toom ja kui me võtame pikkad osakonnas, siis ma Kotsar Tass ütlesin, ma tegelikult ilmselt Nurgerit ja võtaks, ma tegelikult ka samamoodi premeeriks võib-olla seda head stabiilset Hermeti mängu, võib-olla pigem tookski Hermeti, aga ta on rohkem selline 4 koha peal on ju, et ongi, meil on nagu väga palju mingid sükse ääremängeid on väga palju, kui siin praegu isegi ei ole ju tegelikult Trelli ja Raiestit isegi sees, aga meil on juba nagu äärtega siuke, et kuule, et nagu keda me võtame, on ju. Aga parem see on pigem see probleem, kui see probleem, et meil ei ole kedagi võtta. Alati on see on ikka positiivne. Et kui me võtame ääremängijad, on ju Treier, Vene, Hermet, siis Jõesaar, 4, Konotšuk, 5, tegelikult ka Kitsing, 6, Kitsing 4 peal, 3 väike mäng, aga 4 peal. Põhimõtteliselt ja siin veel tegelikult ju nimekirjas on veel Lips ja Eelmäe ka. Et kui me räägimegi meestest, kes ma arvan, et on siin nimekirjas, aga keda ma ikkagi, keda ilmselt ei võeta ja keda ausalt nagu ei paneks ka sinna valikusse, kuigi Paasoja on teinud Tartu eest väga hea hooaja alguse, ma teda ei võtaks, Lips on tegelikult ka järjest mängu järjest paremaks läinud, teda ikkagi ei võtaks, Eelmäel oli nüüd hüppeliigesi vigastus ka, aga tegelikult sama lugu on ju, et on tegelikult Rapla eest väga häid mänge teinud, aga pigem ei võtaks on ju, ei võtaks Robert Valget, ei võtaks ka Gregor Kuubat, minu arust ta hooaja algus ei ole nii hea olnud, kui ta eelmise hooaja lõpp oli, ei võtaks Posti, see on 6, Rosenthal Kirves on nagunii väljas, see on juba 8, ehk siis 2 mees peaks veel, ei võtaks pikka ja pikemat Jurkatamme ka, sest kui me tahaksime võtta pikka mees, siis ma pigem tema asemel võtaks juba siis Nurgeri ja see on siis 9 ja siis ma ei võtakski Riismaad ilmselt ja siis üle on 14 meest jääkski valikusse. Täitsa mõistlik tundub. See nagu... Sellise, vähemalt minul endal nagu sellise harrastaja või mitte harrastaja, vaid mitte nagu sellise koondise nii-öelda, eks selle podcasti mõte ka on ju see, et me ei ole nagu mingi korvpalli elus võib-olla täpselt sees, et võib-olla andagi edasi seda rohkem sellise korvpallisõbra nii-öelda
vaatepunkti, kes nagu võib-olla ei tea kõikide otsuste ja kõikide asjade tagamaid, on ju, et võib-olla kui teistes podcastides on ikkagi kuskil mingid käpad sees nii-öelda, kus saadakse infot, on ju, siis meil sükest asja ole, me peame kõik minema nagu oma sellise tunnetuse pealt ja tegelikult see on see, kuidas see tavavaataja ja tavaspordifänn jah, täpselt ka seda asja tegelikult jälgib. Ei, jah, tõesti, äge. Aga selles mõttes mul on ikka nagu, kui me väga palju võrdleme korvpalli, jalgpalli, siis tegelikult nagu korvpalli nagu mõttes tegelikult nagu on väga-väga äge vaadata, et meil on nii sügav nagu koondis tekkinud, on ju, seda nagu mõnes mõttes oli arvata ka, sest see Kullamäede, Trellide, kõikide nende see juba noorte klassis tegi väga kõvasid tulemusi, tassid, asjad, on ju. Et tegid juba siis väga kõvasid tulemusi. Et seda oli arvata, meil hakkab neid noori tuleb järjest peale ka, on ju. Et siin kas või võtta see veel noorem Kullamäe on ju tema ja selle koha pealt on nagu üli hea meel, et meil on nagu korvpallikoondisega. Et sellest ega vahet tuleb, et see Poola kotti paneme. No kodus kindlasti, nagu võõrsil või ei kujuta ette ka Poola koondis. Ei kujuta ette, et kes seal on, et seal vist Bonitka ja Balcerovski peaksid saama mõlemad tulla, sest nad ju Euroliigat see aeg ei mängi. Poolal ainuke kõige suurem puuduja on see mees, kes mängib Spursis, Sohan mängib siis ookeani taga. No meil on Trell on ju. No meil üks ühele aga jah, Trell on ju jah, et meil ka tegelikult, aga selles mõttes ikkagi, et kui me võtame kas või ikkagi selle Trelli Raiest Kriisa nagu selle kõige, see on see kõige kindlam kolmik on ju, võtame nemad siit nagu välja, siis tegelikult ikkagi see on ikkagi väga korralik koondis, kes meil on ja sellele on kaasa aidanud ka see, et me näeme tegelikult, et päris palju mehi on meil siin Eesti liigast on ju, kas me võtamegi, enne seda vaatasime, enne episoodi täpselt lugesime ka on ju, et 3 meest TalTechist, 2 meest Tartust, 1 mees Raplast, loomulikult Kalevist mitmeid mehi, 1 mees Pärnust, et 8 Eesti klubist nagu 5 on esindatud. Et see näitab ka seda, et see Eesti-Läti liiga projekt tegelikult minu silmis on olnud edukas, et me saame mina ütleks isegi väga edukas. Et me saame nagu ka, me saame kvaliteetseid mänge, Eesti tiimid mängivadki Euroopas, 2 tiimi mängivad Euroopas nii-öelda Põhja-Euroopa liigat, 2 meeskonda mängivad seda Europe Cupi on ju, ja Kalev siis ka eilsega, kui me siin juba jutu jätkuks on ju, et Kalev eilsega ka täitis nii-öelda said siis alagrupi võidu kätte tänu siis Prantsusmaa tiimi Le Portelli võidule. Et täna on siis mäng. Et see Eesti-Läti liiga, jah, võib-olla see ka nagu välja tood, ongi seesama näiteks Rosenthal teenis oma esimese väljalepingu Poola, on ju, kahju loomulikult, et niimoodi läks, Kirves tegi hüppe Leedu liigasse, kus ta siis esimeses tiimis ei läinud kõige paremini peatreeneriga, aga teises tiimis kohe nüüd ka kahju, et vigastada sai, sest tegelikult nagu mängis hästi, on ju. Ja ma arvan, et kui Kirves oleks terve, siis ta oleks ilmselt see 3. tsentri valik. Nurgeri ja siis Jurkatamme ees, on ju. Et valikud on küll ja veel, ütleme niimoodi, et see on nagu hästi hea ja jah, nagu ei jõua juba ära oodata neid nagu mänge, et nagu seda koosseisu. Varsti. No 2 nädalat põhimõtteliselt. Ei, äge kindlasti. Et nagu väga-väga hea vaadata ja et korvpallikoondisel tegelikult nagu just nagu sügavuse mõttes, et meil on valikuid nagu keda võtta ja kes, kui ei saa keegi tulla, et siis nagu ulmelist sükest nagu ära kukkumispositsioonil ei ole nii-öelda. No ma arvan, et kui ikkagi kui Kotsar kukuks ära, et siis vist ikka oleks. No siis sealt oleks kõige suurem kukkumine ja ongi, et kui Kullamäe näiteks, kui me võtame seda koosseisu ja Kullamäe ka ei saaks tulla, vaata siis nagu oleks see kukkumine jah suurem, aga ma mõtlen just võib-olla nende teiste meestega, näiteks seesama need äärekohad on ju, et kui meil on 6 meest, kes võivad seal mängida number 4 positsiooni või number 3, siis seal tegelikult ei ole, et seal ongi Konotšuk, Treier, Vene on ju, Kitsing, Jõesaar ka veel võib vajadusel 4 mängida seda oma lauavõitlusoskustega. Et selle koha pealt on see koondis ikka, lust on vaadata, et Eesti korvpalli ikkagi siuke mõnus buum on nagu läinud käima, et seda on ainult lust vaadata ja järgmine aasta. Oleme saanudki seda natuke nautida juba. Ja täpselt ja nüüd veel tegelikult ju suurem osa hakkavad alles oma parimasse mängija ikka jõudma nii-öelda, nii et ja järgmine aasta loodame, et saame EM-il siis koondist ka vaadata, et järgmise aasta suve lõpus peaks on EM, et loodame kindlasti, et oleme seal ka.
no ikka, peab olema. Et siis vaikselt nagu hakata jälle. Mina võiks, ütleks niimoodi isegi, et kui loodame, koputame siin niimoodi vastu lauda, et nii ei lähe, et kui ei peaks Eesti osalema, siis ei peaks saama, siis saaks ikkagi läbi kukkumine. Ei, saaks läbi kukkumine, aga ma ei usu ka, et me oleme praegu siin ju nendes täpselt, me oleme siin võitnud neid mänge Makedoonia vastu ka, et grupis peab ju 3 esimese sekka tulema minu selle teadmiseni. Ehk siis põhimõtteliselt Makedooniat tuleks sest võita ja nagu see olekski praegu vaadates seda eelmise koondise akent, siis võiks ikkagi Poolaga ära võtta, et siin et mul vähemalt endal tunne küll on, et siuke, et koondis on väga heas hoos, et ma tahtsin just võtta need standingud lahti, et grupiseisud siis. Grupiseisud, jah, et siin oli inglise keeles, siis me oleme grupis H siis ja meil on siis 2 mängus 2 võitu, 4 punkti, järgmiselt 2 mängu ongi siis Poolaga, Makedoonial on siis 1 võit ja 1 kaotus, nad võitsid siis ka Poolat ja Leedul on 1 võit ja 1 kaotus, Leedu kaotas siis meile ja Poola siis kaotas jah tõesti mõlemad mängud viimane kord, aga siis neil, ma ei tea, kui kõva sats neil siis oli ka. Mingi värk oli, et ei olnud päris kõiki mehi, et seal kuskil käis veel läbi, ma mäletan, et oleks tahtnud et Eesti oleks siis kohe mänginud Poolaga tol hetkel, et seal oli siuke. Ja, aga ma arvan, et kui me võtame selle koondisaknaga korra, ma arvan, et kui me Poola vastu läheme 1-1 saldoga ära, et kodus võtame näiteks ära, aga võõrsil kaotame, siis tegelikult ei ole midagi hullu, ikka 3 võitu, 1 kaotus ja tegelikult samm finaalturniiri poole. Ja kui peaks ikka väga hästi minema, siis on vist juba suht siis kindel. Ma arvan, on suht kindel ja et see on nagu see oleks äge, aga eks siis paari nädala pärast selgub ja siis saame et loodame lihtsalt, et me nagu meestega on kõik tolleks ajaks ikkagi ka korras, et kes meil ja seal on ikka see hea asi, et meil saavad need siis Ameerika mehed ka appi tulla. Sa mõtled siis nii-öelda EM-iks kui me sinna lähme jah, aga praegu ütleme nii, et õnneks kõik siis seisud on lubavad. Ja. Et aga koondisega tõesti hästi läheb ja seda on hea näha. Okay. Aga lähme Euroliiga juurde. Siin on vahepeal mitmeid mänge olnud, topeltvoor oli ja vahepeal veel, et siin kokku ongi juba 7 mängu peetud. Tarvi, kes on sinu alustame võib-olla siis nii-öelda halvemast poolest, et kes on 3 selle 7 esimese vooruga 3 sihukest ebaõnnestuvat või sinu arust olnud? No ütlen kohe ära, kahjuks või õnneks ikkagi Real Madrid on, ütlen ausalt, nii korvpallis sel hooajal kui ka jalgpallis täielikult lati alt juba läbi läinud, et vaatasin isegi jalgpalli. Ei, no muidugi aeg-ajalt ikka vaatan, aga jah, see Real on kuidagi nii kuidagi mannetu mõlemas pooldes, ei tea, Papa Perez ei tea jah, et mis seal, et võtamegi, et Real ju kaotas nüüd siin, ma mõtlen siis korvpallimeeskond kaotas ju topeltvoorudus mõlemad mängud ja ma ütlen ausalt, millega see Reali peatreener mõtleb, mina ei tea, sest ma vaatasin seda, ma kohe vaatan üle, vaatasin seda Maccabiga mängu ja seal oli koht, kus oleks saanud ütleme kaela ära murda lõpus, seal vist oli 3,5 minutit lõpuni ja Campazzo istus pingil nagu ja see Reitan Meis oli ja, et nagu miks, et seal oligi vahe, ma ei mäleta palju see vahe võis olla, seal võis olla mingi kas 5 või 7 punkti, et seal oli mängu, ütleme Lull oli küll sees, aga Lull ei ole enam see, kes Lull on rohkem viskaja, et Campazzo koha pealt just tuleb et seda seal oleks vaja olnud lihtsalt teravust ja teistele viskeloomist ka just, et aga see tõesti, et hoidis seda Campazzot seal pingi peal ja ühega tuli tuppa et seal, ma ei mäleta, kes see lõpuviske seal Seiben Lee oli minu arust see uus mees Eurocupis, kes bossi pani ilusti kotti ja oli kõik
tšau plau, tuled kustu ja mingi koju. No jah, tühjast saalist pandi tulekusse. No ja vahet ei ole, et ikkagi. No kaotas, et Reali ongi, nad ei ole võõrsil mitte ühtegi mängu võitnud või jah, ja kodus on kõik mängud võitnud ja kui võõrsil ei ole mitte midagi võitnud. Ja see Real Madrid on, kes eelmine hooaeg siin saigi võib-olla vist. Läks vist esimesed 11 mängu vist võitsid äkki või? Ma ei tea, kas kokku tuli äkki 7 või? 7 või 8 kaotust ja juba praegu on meil siin. Aga see koosseis on juba õhukesem, me rääkisime siin hooaja algussaadetes ka, on ju. Et koosseis on õhukesem ja imestan ikka, et siiamaani pole täiendusi toodud nagu, et suht paljud nagu tiimid nagu teised kõik täiendavad, et Žalgiris tõi juurde isegi tõi siis nüüd on toonud Fenerbahce on juba tegelikult 2 meest juurde toonud, et tõi selle Meisi ja nüüd tuleb siis türklane Bitim ka tagasi, kes läheb vist küll aastaks Bayernisse laenu, aga tegelikult see on hea, on ju. Svesta kohe nägi, et okei, korvi all meil on ikka nagu suht kellad. Polomboi puudu on ju, davai, toome Petrussevi, saame laenu on ju Olümpiakoses ka, tal mega hullult mänguaega ei tule, kui Milutinovid asjad tagasi. Selles suhtes sul oli ikka väga hästi palju pihta, et see korvialune Svestal just liiga õhuke vaata. Nii kui Polomboi vigast sai, tuli kohe 4 mängu järjest. 4 mängu on järjest tuppa saadud. Aga jah, et ja ma ei tea, kes siin veel. No Real on siis, ma saan aru, sulle üks pettumus. No number 1 on ju, kindlasti. Kes siin veel võiks olla? No muidugi Itaalia klubi Milan ikkagi, et siuke koosseis ja sa ikkagi oled seal tabeli viimases otsas. Oleme siin suht iga osa neid kritiseerinud. No ja tegelikult olgem ausad, ma nüüd siin valin, et kas oleks oodanud natuke Partisanist rohkem ja no ikkagi see Virtus on, tegelikult Virtus on isegi rohkem kui Partisan, et kui sa mäletad eelmine hooaeg ju juhtisid siin tabelit ja lõpu, kas keskel vist, ei lõpus ikkagi vajuti täitsa sohu ära. Umbes kuskilt veebruarist alates hakati ikka normilt tuppa saama. Ja, aga praegu ei ole üldse, et on siin Albaga sama palju võite. Jah, et kuigi need kaotused on olnud nagu sellised napimad, et näiteks neil on korvide vahe näiteks parem kui Asvelil on ju. No jah. Et siin on ka neid nappe kaotusi olnud loomulikult, aga ei olegi suudetud neid lõppe ära enda kasuks pöörata. Et siin Žalgiriselt 3-ga, Bayernilt 3-ga, et need on olnud sellised huvitavad küll. Minu 3 siis, ma mõtlen, ma ei taha nagu väga, no peab ikka kattuma, aga ma ütleks, Real ütleks nagu nii on ju selle koha pealt. Minu jaoks võib-olla pettumus isegi on ka olnud Monaco mäng, kui me võib-olla natukene nagu eristada. Et Monaco mäng on olnud selline, et Mike James ei ole olnud see, aga ma olen enda peas nagu mõelnud ka, et kas ta nagu võib-olla nagu teadlikult ongi natukene sellisem tagasihoidlikum võib-olla hooajale tulnud ja hooaja jooksul läheb parem, sest varasemalt on olnud see, kus ta on nagu põhihooajal olnud väga kõvas nagu hoos ja siis põhihooaja lõpus ja play-offides vajub ära. Ja. Et kas tal on nagu praegu siuke võib-olla nagu kuidagi teistsugune, jah, et ma ei tea, kas hoiab tagasi, aga võib-olla ta ongi kehvema vormi pealt tulnud nagu ja, näiteks ka hooajale peale on ju. Et just selle mõttega, et pigem kesta pikemalt ja kuna Monaco nagu koosseis tegelikult on nagu sügavam kui eelmine hooaeg, nüüd on ikkagi isegi Loid alguses ei olnud, aga nüüd on Loid ka tagasi on ju, siis ta saab ise mõnes mõttes seda lubada, küll aga see mäng ikkagi ei ole olnud võib-olla see, mida ma oleks, et esimene mäng selle Milano vastu võib-olla maalis neist ilusama pildi, et võib-olla Milano oli tegelikult kehvem kui Monaco oli hea on ju, et kuigi tolles, ma mäletan too mäng ma väga kiitsin, tegelikult Monaco on kui teise veerandi kaitse oli ikka nagu retsilt hea, aga võib-olla nemad, ma tooks välja, ma oleks oodanud natukene rohkem, et siin mõned mängud võita. Jah, Real ja ma oleks toonud enne, kui sa tõid välja, ma oleks toonud Partisani välja, et Partisanit jah, ma oleks just kodus, et näiteks vaadates seda hooaja alguse nagu Virtust on ju, siis nagu kodus selle mängu oleks pidanud ära võtma. Ja, no ongi, et kui eelmine hooaeg oli ikkagi Partisanil oli see see vorm oli nagu plussis, siis praegu on juba miinuses, et aga ilmselt see praegu viimasega hooaja peale ilmselt nagu taastub ära ja ma paar vooru tagasi oleks veel seda öelnud, aga tegelikult Svesta ka, et seesama, et tõesti, et siin nagu, need märgid olid üleval lihtsalt, et tõesti, kui Polomboi nagu ära peaks kukkuma, et see on, et see Plavšić tegi küll, Žalgirise vastu tegi väga tubli mängu, aga ta ei ole ikkagi nii-öelda algkoosseisu center ja Petrussevi toomine selle koha pealt, kuigi Petrussevi ma ise isiklikult mängiks pigem 4 peal, siis
ütleme, kui sul tulebki Polomboi tagasi ja siis sul on võimalik Petrusseviga nii-öelda mängida sükest lühemat viisikut, noh, siis iseenesest tegelikult ma arvan väga hea käik ja väga hea võimalus Vestal, aga jah, 4 kaotust nüüd järjest, et noh, tooks sinna ka, et sellest 4 mängust no mingi 1-2 oleks pidanud vähemalt võitma. Jah, nad isegi Panathinaikosega said väga hästi hakkama esimene pool, aga siis võesti ära jah, et seal Kanaan vist pani teisele veerandil äkki 14 punkti. Aga ma tooks tegelikult ühe meeskonna veel välja ja see oleks Olympiakos. Kui sa võtad hetkel oli küll topeltvoor ja nad võtsid 2 ülirasket mängu, võtsid ära nii Reali kui Partsa ja Partsa väga kindlalt, siis on neil ikkagi on nad 6. kohal ja neil on 4 võitu 3 kaotust. Ehk siis kui nad 2 vooru ära võtta, siis nad oleksid 2 võidu 2 kaotuse peal. Et sellise meeskonna 2 võidu 3 kaotuse peal. Või ka jah, sorry. Et sellise meeskonnaga nagu sellist algust ei ootanud mina küll. Kui muidugi see käima tõmbab. Jah, täpselt. No ma oleks ka, aga siin nagu kui me võtamegi need mängud, siis mis need kaotati oli Fenerbahce, kus me arvasimegi, et nad kaotavad, kuna korvialune oli väga õhuke. Too esimene hooaja mäng on ju. Siis nad võitsid 2 mängu järjest, siis kaotasid FSL-e 2-ga, mille ma oleks eeldanud, et nad võidavad. Ja nad kaotasid siis ka kohe järgmise mängu Bayernile 4-ga, kus siis Vesenkovil oli tegelikult 2-3 võimalust nagu see mäng, kas siis nii-öelda tuua viigile või mind 5-ga Olympiakos juhtima, aga ei pannud kotti neid, on ju. Aga nad ütlesid ka peale seda Bayerni mängu lause, mis mulle kohe meelde jäi, et me oleme väga head mängijad, aga me peame saama väga heaks tiimiks. Ja noh, siin need jutud, mis on tulnud, et Partsokas, et Fournier helistas kell 2 öösel mul abitreenerile, et mingi kaitses ette rääkida ja pull, et noh, selles mõttes ma ei muretse selle isiklikult, mina ja selle Olympiakose pärast ei muretse, tundub, et kõik mehed on nagu all in ja kõigil on nagu üks jõuke siht silmees on ju, et kui me võtame kas või ka mängijate poole pealt, et noh, kui me toome neid õnnestujaid on ju, siis ma näiteks tuua väga häid õnnestujaid, siis mängijate poole pealt mina ühte kõige suurem õnnestuja minu jaoks on Shaquille McKissick on ju, kes on nagu sellele hooajale tulnud ikka väga nagu ägeda tuhhiga peale on ju, et noh, see ka, et oli palkanud endale 3 treenerit, kellega suvel trenni teha. No see kolmes on ikka kolmesed, et ei saa enam niimoodi vabaks jätta on ju, samas on see vana hea McKissicku plahvatus on ka nagu tagasi, kuigi mees on 34, et võiks nagu vaikselt tuhmuma asja hakata. Aga ikkagi niimoodi, et noh, siin oli Vesseliga vist ei Barssa vastu mängus ja 1-1 ja no Vesseli nagu noh, pea käis 3 korda ringi vaata ja see oli juba möödas noh. Ei jah, et see McKissick. Et mängijate poole pealt McKissick on kindlasti õnnestuja. Kui me räägime õnnestujatest veel tiimide poole pealt, siis kohe nii-öelda tabeli 5 meeskond, kes on siis Olympiakose nii-öelda kohal, Euroliigas kõige rohkem keskmiselt skooriv Bayern München, keskmiselt 88,3 punkti. See on küll üllatus. Jaa, see on tõesti minu jaoks ka väga üllataks, et noh, ma ütleks niimoodi, et Herbert, kui ma iseenesest ulmeliselt ei näinud, et kas tal oleks nagu võimalik oma aktsiaid treenerina veel tõsta, aga nagu näha siis on, et nagu see, kuidas ta selle meeskonna on mängima pannud, et Edwardsist on siin esimese 7 mänguga ikka vägagi maksimumi välja pigistanud, on ju. Edu, jah. Napier samamoodi, siis Booker ka on ju. See mäng ongi suht üles ehitatud nagu minu arust 4 mehe peale praegusel hetkel. Voigtman on nagu peale esimesi mänge natuke jälle ära vajunud, aga minu jaoks 4 põhimeest, kes neil on Weiler Päev, Napier, Edwards ja Booker. Et need 4 meest on põhivenda, kes saavad siin 25, viimane mäng Weiler Päev pani 35 minutit nagu selle Virtuse vastu. Et mitte Virtuse vastu, kelle vastu mängisid viimast mängu? Viimane oli... Virtuse vastu oli eelmine ju. Viimane oli ikka Virtus, jah. Ikka oli Virtus, okei, ja siis ma vaatasin õigesti, okei. Ei tasu ennast kahelda alati. Jah, on enesikindlam. Built different, no. Aga jaa, et see, kuidas ta on mängima pannud, see, kui lustlikult on mängivad, et Bayern on väga fun vaadata, et no kaitse poole veel, ma ei tea, Tarvi, kui sinu jaoks hea kaitse on nagu lasta endale 611 punkti. Ei, ma ikka huumoriga. Ma nagu mõtlesingi. Aga neil on samamoodi, et nad on kodus tegelikult ilma kaotuseta, et tundub, et kodusaalist on väike kants saanud. Aga jah, et see korvid vahend tegelikult ainult +7 on ju. Aga nad ongi rünnakul lihtsalt, et kui sa lähed nende jookse viska mänguga kaasa, siis ma ütleks juhke 8 korral 10 nad viskavad su lõhki lihtsalt. No oleneb,
kui sul satub sinna Pariis vastu, siis ja no Pariis see on täpselt samasugune, et ja täpselt samamoodi tegelikult minu jaoks üllatus olnud ja enne saadet sa ütlesid ka, et sinu jaoks ka üllatus tiim olnud tegelikult. Et ma nagu arvasin, et nad on head, aga et nad nagu päris nagu, mitte et nüüd nii head, aga ikkagi nad on, et väga, nad on 3-mängulise võiduseeria peal vist. Jah, et aga lihtsalt et selles suhtes mis sealt veel tuleb. Et no selles mõttes, et ma mõtlesin ka, et see käsutan hästi sükest fancy't sõna, et süke aklimatiseerumine, vaata. Tõmbas leksikoni välja praegu. Aga ma arvasin, et see Euroliigaga nagu Euroliigaga kohanemine või see aklimatiseerumine, see võtab natukene nagu kauem aega, et selle mänguga, aga pigem see sama, et mis ongi kõige võib-olla, mida väga paljud, ütleme väga paljudes nii-öelda tippspordis väga palju tehakse, et kui tõustakse nagu tase kõrgemale, siis muudetakse oma mängu täiesti teistsuguseks. Aga Pariis on väga hästi uue peatreeneri käe all ka teinud seda, et tegelikult mäng on jäänud vägagi sarnaseks sellega, mida nad mängisid Eurocupis. Aga kui siin kaitses on võib-olla veits juurde pandud. Ja kui siin Pariisist nüüd juttu tuli, siis no see viimane mäng Baskooniaga. Ütlen ausalt, mina pole vist kunagi nii koledat mängu näinud, vähemalt Euroliigas küll mitte. Kui me siin eelmine hooaeg... Aga Põlvamaa liigas? Ei ole väga enam vaadanud 10 aastat. Ja ma mõtlengi, et äkki kuskil... Ei, ma ei tea, ühesõnaga, kui eelmine aasta oli Euroliigas oligi see, ütleme siis Salgiris ja kas oli Albaga või? Oli väga kole too oli too mäng, kus Salgiris terve mängu juhtis, siis lõpuks Alba võitis ka ja ma mäletan, ta oli mingi 57-55 mäng oli ikka. Jah, aga nagu see oli veel hullem, et Baskonia ju tabas 3-26-1, et viske% oli natuke üle 3% kolmest tagant ja üldse see meeskond, mõlemad meeskonnad tabasid seal väga kehvasti, et minu meelest see Shorts äkki pani kaheseid, ma korra vaatan üle ruttu. Ja ma mälet, ta pani päris mitu... Ta pani 14-2 pani äkki kaheseid või? Mitu lay-up'i pani mööda, nagu selliseid, mis oleks võinud ikkagi, või noh, tavalistes mängudes Shorts on need nagu kotti pannud. 18-4 oli kaheseid. Ja meeskonna peal, kes on meeskonna liider, aga meeskonna peale siin viske%, ongi, et kohe vaatan, et Pariisil 33,3, siis nagu mainid, sai Baskoonial 3,8, kahesed, või siis üldse nii kahesed kui kõik kokku, oligi Pariisi viske% meeskondlik 33,3. No pole tea, ma halba protsenti tõesti ja Baskoonial oli kahest oma siis 46,3 ja üldiselt 29,9. Ja kui vaadatagi, ma ise seda mängu ei vaadanud, vaatasin mingid highlights, vaatasin natuke kerisin järgi ja niimoodi, et siis esiteks see, et Baskonia sellise viske 3% juures, ta kaotas selle mängu ainult kahega. See on naljakas, et selline väga lihtne amatöör vaata ja ütleks, et 1-3 rohkem sisse ja olekski võitnud. Aga niimoodi täitsa, aga sul on võimalik teha hullu mängu, kui sul mehed mööda viskavad selles lauas. Ja ründelaudu võeti seal ja selles suhtes, aga see selleks. Ja, aga head üllatuste, Bayern Pariis on ju ja kindlasti siis ei saa mainimata jätta ju Kaunas Salgirist, kes siis on 5 mängu järjest võitnud, viimane ja ainuke kaotus tuli Olümpiakose vastu ja nemad on siis 6 võidu 1 kaotuse peal, mängivad väga ägedat korvpalli. Mõlemad mängud Svesta ja Monacoga see nädal siis läksid nugade peale, aga võitsid ära, et see Dunstoni lõpuvise, et mees ise ütles, et kartis, et viskas vähe kõvasti, aga ta läkski sinna taha nagu rõnga vastu, et aga läks sisse sissepoole nii-öelda siis. Mis siin ikka öelda, tugevam võttis oma. Ma ei tea, Svesta arvestades seda vinguviiulit, mis tuli siis kui sa ikka hakkad apellatsiooni käisid mängu kiirutama, siis ikka vähe lappes, et hooaja algul ma tõesti nimekirja vaatasin, eriti neid, nagu mulle meeldis see tagameeste liin, et on Svestal väga kõba ja äge, aga kui siukest tsirkust tehakse seal üleval pool või mängid ise ka, et siis nagu läheb see sümpaatia väga ära. See artikkel ka, mis nagu nad välja andsid, et mingi häbi kogu organisatsioonile ja Eurole, mis iga et olukord, millest me siis kõige rohkem ka peale mängu räägite, see Smailagitsi olukord. Minu kui varasemalt noorteklassis ja natukene hiljem ka
Kossu mänginud mehe puhul oli näha minu arust see, et see viskeliigutus, mis ta tegi või see nagu lay-up'i nii-öelda minek, mis ta tegi, oli täiesti loomulik. Ehk siis see act of violence või see nagu nii-öelda pahatahtlik see on ju, mida seal nagu nõuti on ju. Minu jaoks ei olnud seda seal. Sellepärast, et see, kuidas ta läks lay-up'i, ta käed liikus, ta ei teinud mingit nagu ebaloomulikku liigutust, et talle nagu Kalinitsile nimelt nagu nüüd see lõug nagu veel kõveramaks lüüa on ju. Või oli siis sirgemaks on ju, kumba pidi me vaadata tahame. Et need käed läksidki niimoodi ja läksidki natuke, aga see on selline tavaline asi, mida nagu meile ka õpetati, vaata nagu nagu nii-öelda nagu väiksest saadik on ju. Et kui sa lähed ülesse, siis võtad lauda või midagi, lükka küünanukid laiali, vaata. Smailagis veist tegigi seda, et läkski üles, seda käed läksid natuke laiali ja läkski sinna vastu on ju. Aga see ei, minu jaoks vähemalt. See on tahtlik. Sealt oleks, sealt nagu võib-olla oleks võinud mingi nii-öelda ründevea nagu olekski võinud anda siis, kui see olekski nagu tahtlik liigutus olnud, aga te ei teinud mingit nagu sellist nagu nimelt liigutus selle jaoks, et nagu nüüd Kalinik saakski vastu lõuga on ju. Et see on minu pilgu läbi nagu tundub selline, võib-olla mõni kohtunik, kes võib-olla vaatab meie saadet, võib-olla oskab paremini seda asja seletada või võib-olla nõustub meie arvamusega, et siis me teame, et me oleme õigel teel. aga selle koha pealt küll, et nagu minule ei tundnud nagu ühesõnaga, ma saan täiesti aru loomulikult, sa oled tulnud, nad olid ka ju, Svesta oli ka mingi 10+ punktiga taga, on ju, sa tuled välja, sa näed, haistad võimalust, on ju, et kuule, et siit on võimalik ikkagi ära võtta, on ju. Ja siis tunded keevad üle kõik asjad, aga nagu kuskil läheb see piir ka ja nagu seal see piir tegelikult oli, et see nagu läks tõesti nagu sa ütlesid väga hästi, et tegelikult nagu normtsirkus oli. Ja seal jah, on ikka. Aga Žalgirisi teine mäng ka Monacoga tegelikult oli, mul on väga see lõpp oli ikka äge. Lõpp ikka, et Giedraitis ka, seal oli. Ma nägin mingit videot, kus vist. Me mõtleme täpselt sama asja vist, sest ma mõtlesin seda sama, et see Mike James tegi talle, et too small vaata ja siis mängu lõpus siis Giedraitis nii-öelda võttis stiili. Palli ära poisid põrjatuse pealt. Lõi seal lahti sealt. Ja aga kiired käed ja väga hea töö. Ja kui me räägimegi jällegi mängijatest, kes on teinud hooaja all, nii-öelda on olnud nii-öelda õnnestunud mängijad, siis Tovidas Giedraitis on vist seal nagu nii-öelda listi tipus on ju. No ikka et see, kuidas see mees tema on nagu sammu kõvasti edasi teinud. Jah, et küll neid viskeprotsente ta ilmselt nagu ei suuda hoida enam, keelab ka sõlme, et ta on siin 60% 3-sid ja 70% 2-sid pannud, et täitsa niimoodi ta ilmselt ei jaksa edasi minna, aga see juba, mis ta kaitses teeb ja Trinkieri oli ka öelnud, et tal oli tegelikult pikem plaan Giedraitisega, et ta saakski lõpuks seda nii-öelda palli käsitleda. Et ongi see ja Žalgiris tegelikult minu silmis ja Žalgiris minu silmis läheb veel nagu tugevamaks ka, et nüüd Lonnie Walker siis liitub, keda siis tegelikult ju seostati Realiga. Et liitub siis ja liitub siis nii-öelda on juba saalis käinud koha peal, eks näis, kas ta see nädal juba nii-öelda koosseisus ja mängu ka saab. Aga huvitav, ei tea, kas Papa Peresel on rahad otsa saanud, et nagu. Ma ise hakkasin mõtlema, et kui ma lugesin seda artiklit, siis ma nägin, et siis Walkeri lepingus on klausel, et 18. veebruarini, et kui NBA klubi tuleb uksele koputama ja see pakkumine sobib, siis ta võib minna. Ja kui nüüd täpselt, et kui Realile oli nagu sama pakkumine lauale, siis Real ilmselt ei võta seda pakkumist vastu. Et Real tahab. Realil oleks vaja sukest meest, aga ei aru saada. Ja et Realil, ma arvan, Realil oleks kindlasti seda meest, näiteks Walkerit, kui me võtame, oleks rohkem vaja kui Žalgirisel, ma ütleks niimoodi. Ma mõtlengi nii. Aga ma arvan küll, et ma arvan Real seda NBA klausliga asja nagu väga ei taha. Ja kui me Reali meestest ka räägime, siis siin Jabusele NBA-s tegi oma siin NBA karjääri parima mängu, et siin 19 punkti, vist 7 lauda, 6 söötu Sansi vastu. Et väga hästi ja Grayson Ellenilt sai veel põlvega pähe ka. Ja täitsa nagu äge on nagu selles suhtes, et Jabusele puhul, et ta ju oli Bostonis mingi aeg. Oli ja see oli aastaid tagasi, siis läks Asvellis oli ja see Asvellis tegi väga kõva hooaja, läks Reali. Ja siis tegi seal veel paar hooaega vist. Jah. Et nagu jah, et see, ütle ausalt isiklikult nagu
oli minu jaoks üllatav, et ta nagu NBA-sse kohe nüüd, kuigi ta on väga hea, aga et ta nagu ma kartsin, et seal võib olla samasugune case nagu Vessenkoviga, et siin Vessenkov ka avas veidikene, et põhimõtteliselt see, mis talle lubati Kingsis, et seda ta ei saanud, et talle lubati ju mänguaegu ja mis iganes asju. Et ma veidikene kartsin, et tal võib minna samamoodi, aga Jabusele mõnes mõttes siis nii-öelda õnneks on siis tegelikult olnud ju Sixers kohe hooaja alguses väga palju vigastustega, et Paul George oli väljas, nüüd Paul George tegigi Sunsi vastu oma hooaja esimese mängu ja Embiid tegelikult on vigastusega väljas, pluss ta nüüd lükkas mingit seda reporterit ja sai 3 mängu keeldu ka veel. Et kui ta ja see on niimoodi veel, et kui ta tagasi tuleb, siis hakkavad need 3 mängu alles nagu, nii-öelda kui ta vigastusest taastub, et siis hakkavad need 3 mängu alles nagu lugema. Jabusele hõõrub käsi, noh. Et jah, Jabusele võib-olla ka Embiidile nagu veits nagu näitas, et kuule, me nagu Partisani vastu tegime niimoodi, vaata. Et näitas videot, eks ole. Aga võib-olla viimasena, kui tuua veel nagu üks nagu õnnestuja võib-olla tiimide poole peal, siis ma tegelikult isegi Baskonia hooaja alguse loeks ka teiste õnnestunuks. 7 mängu, 4 võitu, 3 kaotust, võit näiteks Reali vastu on ju, siin suurelt võideti albalt, no see nüüd see Pariisi mäng tõesti oli kole selle koha pealt, aga see oli ka nagu tegelikult võit ei olnud üldse kaugel, on ju. Armanit võideti ja Asvelile ja Svestale ka kaotati, aga need on ka mõlemad võõrsil kaotust, et kodus ei olegi veel kaotusegi peadest tuntud, on ju. Siinkohal ma kindlasti ei nõustu sinuga, aga okei. Ei, no lihtsalt mõtte seda, et sellest jah, tabeliseis on nagu Baskonia mõttes ilus, aga kas see nagu õnnestumine on, kui sa siin, mis sa siin mainisid, et kaotati Asvelile, eks ole, näiteks. Ja sellised, et aga Asvelile kaotati et see võõrsil mäng, aga Asvel, ma ei tea, mis Baskonial on, aga Asvel on mitmendat hooaega võõrsil. Baskonia ei saa Asveli vastu, mul on see üks mäng jumala hästi mees, kus nad said mingi 20, mäletan palju, kui see oli mingi 20-ga said tuppa. No okei, aga näiteks see, ütlen ausalt, see Reali võit, praegust Reali, ütleme, et see nagu ma ei ütleks, et see oleks nagu üllatused võit. Kodus võib tõesti arvestades Realsi võõrsil vormis, siis ma saan sellest aru, aga Real on ikkagi, minu jaoks on see, et Real on ikkagi Real, et kui sa ja Baskonia tiim võib-olla arvestadeski, et seda Kerskist ka ei ole, on ju, siis tegelikult ja loomulikult põhivenda Raiestet ka, et tegelikult siis nagu arvestades seda kõike ei olegi nagu kõige hullem. Ma oleks ootanud hulle, selle, miks ma õnnestujate alla nad pigast paneks, ongi see, et ma ootasin hullemat. Ma ootasin nagu seda, et siin kaotatakse ikka nagu mingi 7 mängus mingi 5, vaata. Näiteks kui me võtamegi, et siis Milani vastu tegelikult, kui me vaatame koos seda kõike on ju ja Real samamoodi ja need on 2 mängu, kus nad vabalt oleks võinud ka kaotada tegelikult. Aga lihtsalt ongi, et Milani juba teist hooaega on vabast väljast, aga päris kaka on ju. Ja Realil on ka praegu nagu väga rasked periood, et eks näis, et nüüd nad see nädal, siis me jõuame ka selle nädala mängude juurde, aga mängivad Barssaga. Aga mängijate poole pealt on sul, turgatab sul mõni siuke ebaõnnestuja, mul on üks nimi kindlalt meeles ja sa ütlesin nimi ära. Will Clyburn on kindlasti olnud selle hooajal ebaõnnestuja, et see, kuidas ta mina ei julge nagu öelda teda enam, sest üks mäng ma ütlesin ja siis sain kohe vasta näppe. Aga viimane mäng ka selle vastu võttis 3 viset, ühtegi kotti ei panda ja 2 punkti, need olid vabakast 25 minutiga, nagu Clyburni suguselt mehelt nagu ootaks vähe rohkem, on ju. Et mina nagu, mul vaata nüüd turgataski pähe üks nimi, ka samuti uus meeskond, aga Baldwin siis Fenerbahcest. Kuigi tiim on nagu täitsa heas seisus, siis ikka vahepeal see, kuidas ma olen suga täitsa nõus, et esimene mäng tal oli täitsa korralik, aga peale seda oli mingi normlangus. Viimane mäng oli ka vist päris hea, et oli siin ma nüüd peast, ma korra vaatan, minu meelest oli tal, ma selline fantasis lihtsalt vaatasin, et mis ta tegi, aga mul ei ole täpselt, ma korra võtan selle kohe välja, kas oli viimal Partisani vastu, nii, nüüd võiks avada ka, et 13 punkti ja siin 3-sid ikka 5-1, et ta neid 3-sid tal ei ole seda 3-sid, et seda minu arust on kohe, ta on keskbossis, ta on nagu väga
päris kindla käega mees, aga vaata kolmest tal ei ole sellist kolmest. Vaatasin vist valet mäng, ikka jah, et Maccabi vastu läks täitsa ajala. Et no see viimane mäng midagigi oli, et oli nagu kasulik, et noh, ma räägin, et Maccabi vastu viskas ainult 4 punkti näiteks. Et siin nagu hakkab äkki midagi veel tulema. No sellist asja, mida ta Maccabis tegi, seda nagu ei ole kuskil. Jaa, aga Fenerbahce sats on ka tummisem. Jah, et ei ole vaja ka otseselt. Et ei ole vaja ka otseselt jah, et lihtsalt teha oma ära. Et ja noh, kui me võib-olla õnnestujate koha pealt veel ebaõnnestujaid, noh, ma võib-olla tooks välja siis Fooli siis Barssast, et võib-olla see üleminek ei olnud kõige õnnestunum just selles mõttes, et mulle ikkagi tundub, et ta on nagu alakasutatud. Ma kasutaks teda nagu rohkem. Põllu peale üldse või noh, sellest jah, ei saa põllale jah, tõesti. Et täitsa nagu, ma ei tea, koduliigas vist midagi on. Koduliigas ja siin nüüd Barssa vastu ka, selle teise Fooli vastu ikkagi oli nagu Olümpiakose vastu jah. Et seal oli, jah, Olümpiakose vastu oli ja aga temal ja kui me toome siis Barssast võib-olla ma tooks, noh, õnnestujate poole peal ma tooks 2 meest välja, ma tooks Panteri kindlasti välja, kes on Euroliiga praegu üks parimaid skoorimehi ja ma tooks tegelikult Juan Nunese, et noh, ühe mehe õnnetus on teise mehe õnn on ju, et võtsin ka tarvilt vanasõnade kasutamise üle. Aga Juan Nunes Laprovitola vigastuse järel tegelikult nagu on saanud rohkem suurema rolli ja tegelikult on seda ära ka kasutanud, et siin mul tuleb kohe see FS vastu üks olukord meelde, kus ta oli siis nii-öelda tagumiku peal seal ja siis üle pea pani Panterile söödoni, aga üleüldiselt ka, noh, see on lihtsalt siuke üks jällegi hetk mängust, aga üldiselt ka, et ta on nagu rohkem minutit saanud ja noh, Laprovitola koha pealt muidugi kahju, et Barssal vägagi väärtuslik mees, kes ikkagi stabiilselt siuke 13 punkti 5 söötu jagab, et imesta, kui Barssa endale tagaliini ka nagu täiendust otsib, samas kui Nunes nagu selle koha ära teedab, siis võib-olla ei olegi vaja. Et selle koha pealt küll. Aga lähme siis nüüd uue vooru mängud juurde, uus voor hakkab juba siis homme õhtul. Homme õhtul, jah. Ehk siis kõigepealt siis lähme esimene mäng, Svesta ja Alba. Kaks tiimi, kellel me nüüd vist oma praegu eelmisel jutul väga palju, Albast ei rääkinud väga üldse, aga Alba tegelikult, ütlen ausalt, on südikalt mänginud, minu jaoks palju paremini mänginud kui eelmine hooaeg, ikkagi püsivad mängus kauem ja nagu on seda mängu, et kas või Pariis alles suutis teisel poolajal tuli, poolaja kaotasid ju 7, et alles teisel poolajal tulid järgi ja lõpuks siis võitsid selle mängu 9, et Alba praegu ilmselt kõige suurem probleem on see, et pink on lühike, eriti korvialune, kus siis Williams ja noh, siin see sama Kumatše, kes siis nüüd eemaldati tiimist väga haigete tegevuste eest, mis ta siis ei hakka üldse nagu neid välja tooma, aga millega ta siis väljaku väliselt on hakkama saanud, Alba poolt väga õige otsus, et selline mees oma tiimist eemaldada. Kahtlemata, jah. Et selle koha pealt. Mina ütlen kohe ära, et kuna Kumatšiga väljad, siis Svesta ikkagi võtab võidu. Ja ma arvan ka, Svesta tagaliin ja Svesta ääred on palju nii-öelda, pink on pikem ja korvi all ka, nüüd Petrushev ka veel on juures, et Alba, noh, kahjuks ikka võtab, aga ma ootan Albalt samasugust nagu südikat mängu, et siin iga mäng nagu kerkib keegi esimene, et siin üks mäng oli Tim Schneider näiteks, kes pani 18 punkti ja siin see üks mäng siis Justin Bean tegi väga võimsa kaksiktuubli, kes oli 18 punkti 14 lauda, on ju. Et iga mäng keegi kerkib esile, Hermanson näiteks, keda mina arvan, et järgmine hooaeg, vaadates juba esimest 7 mängu, järgmine hooaeg Albas, ma isiklikult loodan, et ei jätka. Eelmine hooaeg ütlesin muidugi Tiimani kohta sama, et oleks Jaapanist, et pärast läheb Hermanson ka, on ju. Ei tea midagi, jah. Aga Hermanson, kuidas ta neid liite tõmbab rünnakule, et väga hea mängujuht, mulle väga meeldib ta mäng. Aga jah, et Alba ma arvan, et ma olen suga ühel nõul, et kaotab selle mängu Svesta kodus ka. Ja, aga lähme teise mängu või järgmise mängu juurde, siis Milan Real. See on keeruline. 2 alavormis tiimi, aga ma ütleks niimoodi, et üks tiim on rohkem alavormis kui teine ja see on Milan, et mina valin Reali ja Milanil on veel Shields ja Nebo ka puudu. Ja, et no raskeks neil kindlasti läheb, et Mirotic vana kodukuli vastu. Jah, Mirotic vana kodukuli vastu, aga noh, neid tal seal Hispaanias on oma jagu juba. No ja mõned on, jah. Mõned, ütleme. Et jah, aga jah, et Realil, noh, ma arvan, et tuleb esimene võõrsil võit ära Armani vastu. Korvi alusega ilmselt, jah, et võetakse see mäng ära. Aga nüüd Pariis ja Partisan, see on keeruline minu jaoks.
Minu jaoks ausalt öeldes ei ole, ma eeldan, et Pariis jätkab oma head hoogu. Jätkab samamoodi, et ma arvan, Pariis võidab selle mängu. Ma arvan, et ei tule nii kehva viskepäeva uuesti nagu oli Baskonia vastu. No samas pärast tuleb siuke viskepäev, kus uhatakse nii nagu Alba vastu, et 52 tükki peale, 51 peale, Hiffi üksi pani 19 tükki peale. Et pärast tuleb siuke päev. Aga jällegi see on täpselt see sama, et mina olen Partisani viimased hooajad minu arust on, et Partisanile ka meeldib väga palju punkte visata. On väga siuke nii-öelda ei ole ikkagi võib-olla nii kaitsele orienteeritud tiim, kui vahepeal tundub. Ja kui läheb jälle selliseks Pariisi ja Partisani vaheliseks nii-öelda viskamismänguks, siis mina oma panused paneks Pariisi peale, et nad viskavad selle Partisani lõhki lihtsalt. Ja kui me siin mainisime ebaõnnestunud, siis minu jaoks Vanja hooaja algus ei ole ka midagi head olnud. Aga siin ongi jälle see, et ilmselt Partisan, ma ise arvan, ilmselt läheb seda mängu mitte tapma, aga jah, Tempot alla suruma, jah. Et selles suhtes, et ilmselt küll, jah. Ma ise pakun... Pariisi suhtes nagu on siuke nii ja naa, et kuna päevad ei ole vennad, et Baskonia vastu sellist viske... No, 2 korda sellest asja ei tule, et kui nad viskavad Partisani vastu samamoodi, siis Partisan karistab ära selles mõttes. Sest sul ei saa 2 korda tulla niimoodi, et sul teist korda tuleb ka vastu tiim, kes maab 26 1-3. No see ei ole võimalik. Aga ma ikkagi... Ja küll ma olen Partisani teed, kuigi ma ei tea, see on minu jaoks ikkagi 55. Ta on siuke 50-50 mäng, aga mu enda pigem loogiline siuke ja kõhutunne ütleb Pariis. Aga Bayern Žalgiris siis, mis sa arvad, kumb selle mängu võtab? See on nagu keeruline, sest tegu on ikkagi kahe, ütleme siis suur üllatajaga, nagu me just enne mainisime, väga hea soos. Bayern ei ole kodus ühtegi mängu kaotanud. Jah. Bayern ei ole tõesti ühtegi mängu kodus kaotanud. No, Süda ütleb, et Žalgiris, aga ma siiski arvan, et tuleb teine kaotus. Jah, mul endal on täpselt sama tunne. Mul endal on täpselt see sama, mis tegelikult eelmise mänguga, et Bayern tahab tempot üles kruvida ja Žalgiris hakkab seda pigem tapma ja jällegi, kui läheb selliseks ja mida ma kardan, et mis tavaliselt Bayerni kodusalis nagu juhtub, sest rahvas läheb käima ja värki, mis on juhtunud need viimased mängud ka. Et no kas või siin Pariisi vastu 109 punkti ja Reali vastu pandi 92, et noh, siin keskmiselt pannakse 88,3 punkti mängus, et kui läheb sinna 85 pluss punktiga nagu mängu sinna, siis Bayern lihtsalt võtab ära, et ta viskab see Žalgirise lõhk, et Žalgiris peab selle tempot tapma, kaitses kõvasti mängima ja siis nagu... Kaitses nad mängivadki see oled päris kõvasti. Ja no viskavad 3-sid ka, et nad olid, nägin statistikat, et nad olid vist kas 4 või 5 3 keskmiselt kõige rohkem 3-sid võttev tiim Euroliigas. Aga lihtsalt, mis ma mõtlen, ongi see, et seal tuleb päris äge vastasseis ka mängijatega, et ma ütleks Edwards ja Francisco endine koduklubi vastu. Et ma arvan siiski, et Bayerni mängijad tunnevad Franciscot ikkagi läbi ja lõhki. No sinna ilmselt pannakse, mina arvan, Weiler Päev peale. Et Napier ja Edwards ei ole nii kõvad nagu kaitsemehed, et Weiler Päev kaitses on ikka siuke kõva mees ja ma arvan, et tema lükatakse Francisco peale. Francisco veel tegelikult Monaco vastu tegi väga kehva mängu, et no skoor ka näitas, et see oli väga nagu low scoring, madal scooriline mäng, 63-62. Korra võtan kiiresti ette. 63-62 oli too mäng. Ma kiirelt võtan ette, et see oli väga madala skooriline ja see nii-öelda Francisco siis viskas 1 punkti. Eks need kaitseskeemid hakkavadki rohkem tema peal olema ka, on ju. Viskas 1 punkti, 2 4-0, 3 5-0 ja vabakad 2-1. Mitu söötu andis? Sööte andis 4 ja võttis 2 stiili. Vahet lõiget ka, okei. Aga 6 palli kaotus ka, et väga kehv. No ja see kaitse... Piir tuli -5 kohena. Jah, kaitse on tema ümber üles ehitatud nüüd väga palju ka. Eks neis, aga siis see sama teine osapool selles Žalgirise Monaco mängus. Monaco mängib siis reedel Efesega. Võõrsil. Ja ma muidu ütleks kusjuures Efes, aga kuna Efesil ei ole Larkinit, siis ma ütlen Monaco. Sest et ei ole seda mängu lõppu otsustajat, kuigi Thompson on au ja nii-öelda
nii-öelda temale sellised kiitused, et ta on võtnud seda nüüd mängu vedamist enda peale rohkem. Thompson ikkagi jah, ta ütleme ausalt meenutab seda Baskonia. Ma tahtsin tema öelda, et viskab flashbacki vähem. Jah, Kotsariga. Aga tegelikult ma nüüd hakkasin korra enda peas mõtlema, et sa ütlesid, et ei ole mängu otsustajat. No tegelikult Bryant on ju. Et no ta on üle võtnud. Jah, ta on selles mõttes jah, ta on nagu tema kätte, kui Clyburn ka ära läks, ta saab rohkem palli, ta saab rohkem nagu otsustamisõigust. Aga ma ise jah, Monacol on ikkagi James, Okobo, Lloyd, Diallo, korvi all tegelikult Saite väga head hooaega tegemas. See tuleb ka põnev. Ma pigem, mina pakun Monaco. Mina pakun FS, ma olen seda teed. Näed seda teed, hästi. Järgmine mäng siis Asvel kodusaalis Fenerbahce vastu. Asvelil tegelikult 2 meest on väga head hooaega tegemas, Meledon ja Sako, et kui nad niimoodi jätkavad, siis ma ei usu ka, et nad järgmine hooaeg enam Asvelis on. Võib-olla teevad sükse Jabusele sarnase liigutuse, mine sa tea. Aga Fenerbahce võõrsil, ma arvan, võtab ära selle. Ja, ma siin ei peagi pikemalt, ma arvan, peatama, et seal on lihtsalt koostis on nii tummi. Ja peatuda saab kauem järgmisel mängul, sest et järgmine on Kreeka derbi, nädalamäng kindlasti. Panathinaikos, Olümpiakos. Ma ütlen kohe ära, et mina arvan, et Olümpiakos võidab selle mängu. No sa oled see aasta Panathinaikose vastu. Meil on võitu vastu, aga ei ole usku, ütleme. Ei ole usku. Ma kusjuures samas Panathinaikos on kodus, nad on ikka kodus reitsilt head ja no see saal ilmselt nagu mingi põleb vaata. Aga mulle ja võib mind nagu hullus ka kutsuda, aga mulle tundub, et need 2 mängu, mis siin Hispaania gigantide vastu mängiti, et Olümpiakos sai lõpuks nagu asjad tööle. Mis hullus on, ma olen täitsa nõus. Et lõpuks see sama lause, et lõpuks tulid need head tiimi omadused nagu välja, et ma lähen Olümpiakose teed, mul on usku sellesse tiimi ja mul on pigem just vastupidi, et Panathinaikosega ikkagi mul on raske näha, kuidas seal kõik mehed õnnelikuks jäävad, et näiteks Mitoglu, kes viimane mäng sai 3 minutit mängida. Et kui suur tiimimees sa lõppude lõpuks oled, ma ei usu. Ma võin kindlasti öelda seda, et kui see nüüd Panathinaikos ikkagi selle ära võtab, siis sa enda postkasti peaksid vaatama, et seal üks mees kindlasti saab sulle kirja. Ataman jah, saadab mulle ka apellatsiooni. Aga ühesõnaga jah, et mina lähen ikkagi ka siin Panateed. Lähed Panathinaikose teed, okei. Siis Virtus versus Maccabi, kes tuleb tegelikult Virtus kodus, Maccabi, kes tuleb täitsa okei topeltvooru pealt, et Reali võita alati topeltvoorus, ma arvan, on nii-öelda kordaminek. Virtus kodu areenil, aga ütlen ausalt, Virtus on mulle näidanud natukene mingeid nagu sükesi sähvatusi, et nagu võiks vaikselt nagu käima minna see asi. Seega võib-olla üllatus, aga ma valin Virtuse siit mängus, kuigi ma isegi tahaks, nagu Maccabi tegelikult on ka väga hea tiim ja nad tõid veel ühe täienduse, kelle nimi mul praegu meeles ei ole, aga nad tagalini ühe mehe tõid. Ja Seiben Lee on väga äge mängumees ja kõik need asjad, aga mul endale minu arust Sengelia on nüüd väga hästi käima saanud, nüüd lihtsalt tuleb see Clyburn käima saada ja Bellinelli tegi ka viimane mäng oma hooaja parima mängu ja loomulikult Cordinier on ka veel. Ma arvan, et Virtus võtab siit oma hooaja teise võidu. Mul on siuke tunne, et nad on natukene kuidagi nagu, kuidagi tundub parem, et minu jaoks ikkagi üllatus on see, et see Krasulis ei saa mängida, et nagu miks nagu, et anna talle, mängi teda Siisitsi asemel, mängigi lühikese viisikuga. Et mängigi see korvi all nagu, natuke, see on minu arust huvitav. Ja viimane mäng siis voorul. Jah, et on ka Hispaania siseasi, Baskonia sõidab siis külla vanale peatrenerile, Benaroyale. Ja kui väga minu ebasümpaatia Benaroya suhtes tahaks öelda Baskonia, siis ma kahjuks ei näe seda ja ma olen üpris kindel, et Barça võtab selle mängu kodus ikkagi ära. Nad on ka, isegi kui Laprovitol on puudu, siis mõnes mõttes isegi natuke on huvitav olnud vaadata, pilursid isegi ilma Laprovitolata on see meeskond natuke paremini nagu mängima saanud, et ongi Panter saab rohkem palli, ongi, Nunes on esile tõusnud, on ju, et see on veider, et Baskonia jah, et läheb pigem keeruliseks, see Tekerskis on ka puud, et ja erinevad, Barssal erinevad käike on, et Metu ja kaitse poole pealt Anderson, kes ilmselt pannakse jälle Howardi peale, nagu ta Valencias pandi ka ta ju, et siis ta ikka Howardiga sai väga hästi hakkama, et ta on jalgades kiire pikkade kätega, saab väga hästi hakkama. Aga lähme siis Fantasy juurde ka, et kõigepealt lähme vaatame siis kiirelt eelmise vooru üle ja minu arust tasub vaadata.
no kellel tasub, kellel ei tasu, on ju. Ehk siis eelmine voor mina siis meie miniliigas, kus on siis 17 tiimi, mina võitsin selle 133,75 punktiga, minul siis kapten Oliver Senko, kes tõi 44,5 punkti. Tõin siis endale ka Jantoneni, kes tõi 16,5 punkti, Biberovic 17,6 punkti, Vailer Päev 17,6 punkti ja Gedraitis 8,8 punkti. Ja treener oli siis FS treener Mijatovic 20 punkti ja pingilt siis koordineer 6 meest tõi 8 ja teised pingimehed, et Poirier liiga oli ka altminek, tõi 1,65 ja 3,30. Kätega on see oli täitsa. Osmani tõi ka 1,10 ja Strazel oli miinuses ja Kalatsakis nagu ikka, et tema ei saa mängida, kui Panathinaikosel nii-öelda hästi läheb kokku ja 133,75 punkti ja siin 3 punktiga võitsin järgmise mehe ees nii-öelda selle vooru ja tõusin täistabelis tõusin 5. juba, et nagu hakkab minema. Mina ikkagi, vana hea tõde on see, et esimene mõte on õigena. Et ma algul võtsin Oturu, aga siis ma hakkasin selle peale mõtlema, et Poirier võib rohkem mänguaega saada, sest ta on vist vähemalt... Viimased mängud on saanud rohkem. Jah, aga läksingi sellega alt ja Hermansoni treidisin ka ära. Aga sellegi poolest Mirotic tõi mul 30,5, Campazzo 33 ja siis siin üllatuslik tegelikult oli muu jaoks mul on Caruso Milanist, jah, kes oli 7,7 ja muidugi Snyder ka Tim Snyder, et -5 vaata. No ja eelmine mäng tõi mingi 18. Ja Kobo täielik läks ka lati alt läbi 0. Ta on muidu päris hästi mänginud. Ja ma jätsin ta alles ka. Sul tuli vist üle 100 tuli täis või? No 102,65. Ja siis ei olnud nii hull, ma mõtlen, et 30 punkti tegelikult, see hooaeg on nagu raskem seda punkti vahet teha, sest kapteni eest sa ei saa topeltpunkte vaata. Et see hooaeg on raskem. Aga ma siis alustan seda järgmist vooru ka, et läksin kavalamalt, ma lähemalt loodan, et treidisin Poirieri ära ja tõin endale siis, kellegi vist andsin veel ära, ma praegu, vahet ei ole ühesõnaga, tõin endale siis sellise mehe nagu Rivero tsentriks ja tõin Monacost siis selle Chaite või? Chaite, jah, just. Thanks, et aitsid välja muidugi selle feili. Aga ühesõnaga... Need 2 meest tõid või? Need 2 meest tõin, et teised jäid suht samaks. Jacksoni... Treenerid ka vahetasid või? Jaa, tõin ikkagi vana hea, mis sa ise arvad? Svesta treenerid, ma tõin ka. Ja just, et vaatame, kuidas nüüd läheb. Alba vastu mäng, jah. Jah, Alba vastu mäng, aga ma mõtlengi, et nüüd nagu kui peaks keegi siit suurtest ära kukkuma, siis ma saan vähemalt kas Rivero või selle teise mehe saan kapteniks panna. Muidugi jama on lihtsalt see, et nad mängivad samal ajal. Jaa, okei. Mina tõin tagasi Tavaresi Poirieri asemel, kuna siis... No muidugi Armanil ju korjalust ole. Jaa, täpselt. Big brain play, on ju. No, jah. Tõin tema, tõin samamoodi siis Svairopouluse ja treidisin ära siis koordineeri ja tõin Bryanti, kes siis on tegelikult, nagu sa ütlesid ka väga palju palli, me rääkisime ka väga palju palli saanud ja väga hästi nii-öelda mänginud, et tõin tema. Et mul on 1 treid veel ja mul siin Vailer Päev on poolkollases, nii et aga mul ei ole väga nagu kedagi teda sinna asemele ka tuua, et seal selle raha eest nagu kedagi paremat väga ei saa, et ma mõtlen, et võib-olla nagu kannatan ära. Ma olen nagu kahe vahel, sest et Mirotic peaks saama äkki rohkem mänguaja, sest Shields on väljas ju. Shields ja Nebo mõlemad. Nad ilmselt Liideiga peavad seda korvi alust patrullima. No Liidei ilmselt läheb sinna alla. Ja, ilmselt küll jah. Aga sellised on praegu need tiimid. Totalseisus siis tõesti mina olen 5. kohal ja Tarvi on 8. Tarvi kaotab mulle 41 punktiga. Ei ole midagi hullu tegelikult. 41 punkti. Ja. Ei ole midagi hullu. Ei, küll ma siin hooaeg on pikk, on ju, täpselt. Ja, küll ma saaks nagu 100 krooni peale tagasi. Ja, mul on 99,2, mul oli vahepeal 96, nii et arvestades seda isegi päris hea comeback olnud. Aga ma arvan, tänaseks tõmbame otsad kokku. Suured tehtele vaatamast, kuulamast ja taaskord ägedat korvpallinädalat ja ootame juba koondise uudiseid, kes need 14 meest on, kes siis välja valitakse. Mõtle, sinna ei ole palju aega. Jah, sinna ei ole enam. Tahaks minna Tallinnasse
tegelikult peaks piletit vist enam ei ole ja ma ei mõelnud selle peale. Kuskil nägin mingi loosiga veel on mingi no äkki võidab siis, äkki on ei tea, no eks näis. Okei, aga suur aitäh teile vaatamast, kuulamast veel kord ja just viimase osa toetusest ka, et see on väga äge olnud, et meil on tulnud sellist ägedat tagasisidet selle kohta ja soovime teile siis toredat nädala jätku ja ilusaid korvpallielamusi ka ja kohtumiseni, nägemist.